ma ei ole nii power woman ma ei tea, millest kõik räägivad ja ma teen selle ära, meile hästi meeldib seda hästi palju nagu rääkida ja aasta lõpus luua kõik oma need saavutused üles, aga see ei ole tegelikult eesmärk. Ma olen eesmärk on see, et sa tunned ennast aasta lõpus, et issand, nii hea on olla, nii hea aasta oli. Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Meie seekordseks teemaks on enesehoidmise viisid. Räägime ennast toetavatest harjumustest, motivatsioonist ja rutiinist. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on treener ja naiste liikumisele suunatud kogukonna looja Shalini Moodi. Tere! Tere Kadri ja tere kuulajad! Aitäh, et sa oled meiega siin. Aitäh, et sa kutsusid. Ma olen üle väga pika aja kellegagi vestlemas, pean tunnistama. Paar nädalat tagasi ma tegin esimese esinemise, ma arvan, et isegi üle aasta. Et siiani on olnud vaja ennast hoida ja mitte tulla esinema. Koguda praktikaid meie vestluse jaoks. Koguda praktikaid ja just nimelt võib-olla ise ka need läbi teha, et teada võib-olla, mida sa ütled ja sa ei ütle need lihtsalt sellepärast, et see kõlab ilusasti ja hästi, sest neid asju ikkagi on nii kerge öelda. Aga Shalini, täna sa igapäevaselt inspireerid tuhandeid Eesti naisi oma kogukonnaga Gracefit. See kõlab nii võimsalt, et võime veel rääkida. Ja oma tegemistega. Aga kas need mõtted ja soovitused on ka meestele? Kusjuures ma just enne mõtlesin, et mõeldes meie kaameramehele, et mul ei ole mitte midagi meeste tervise kohta Sorry mehed. Ma ainult vaatan naiste tervist. Tegelikult mina olen keskendunud tõepoolest naistele. Kuidagi see lihtsalt läks nii. Algselt ma andsin treeninguid ja tegelikult treenides käisid ka mehed. Aga mõni asi lihtsalt tundub loogiline ja minu võib-olla see viis tundus lihtsalt loogilisem naistele. Ma mäletan väga hästi värvikalt, kuidas ma tegin personaaltreeneri pabereid ja tegin jõusaalis vist praktikat ja siis tuli üks meestreener, ütles mulle, et Shalini, sa ära tule siia jõusaali, et sa mine sinna ikka tee oma asja. Ja ta ei öelda seda kuidagi alandavalt või halvasti ja jõusaali praktikat naistel on super head. Tegelikult nad on tõesti väga vajalikud. Aga ma arvan, et mis mulle jäi sealt kõlama oli see, et jää oma liistude juurde ja mina olen väga kaua pikaaegse võimlemise ja kõhutantsu taustaga. Ja see on midagi, mis võib-olla tuleb mul lihtsalt loomulikumalt ja südamest see mul kergem ka edasi anda, sest see on lihtsalt ehedam ja siiram. Loomulikult väga paljud enesehoidmispraktikad, nüüd kui me räägime, siis on väga universaalsed. Kuigi ma siiski päeva lõpuks ütlen, et naised ja mehed on erinevad, et me oleme täiesti võrdsed, aga ma olen kogu aeg öelda, et me oleme tegelikult väga erinevad ja ma arvan, et me kõige rohkem tajume seda, kui me näiteks oma kaaslasega teeme alguses suure tuhinal ja suure armumise perioodil kõike koos ja siis sa lähed mööda ja siis sa mõtled, et ma tahaks oma aega et sa mine tee oma asju ja ma teen oma asju. Et võib-olla siis me hakkame seda kõige paremini tajuma, et on mingid erinevad teemad. Ma arvan, et saab lihtsalt mugavdada. Kui ma teen ka oma kaaslasega koos trenni, siis ma talle teen ikkagi natukene karusemat liikumist ja proovin ka ise võib-olla teha natukene ja siis me teeme alati mõlemad oma asju. Et võib-olla on isegi sama teema, aga erinev formaat. Aga mis liikumine sinu jaoks üldse on? Tänaseks, kui ma alustasin, siis ma arvan, et minu jaoks oli täpselt samamoodi liikumine see, mis on hästi kehaline, hästi selles mõttes võib-olla esteetiliselt ilus, füüsiliselt kaunis. Tänaseks on minu jaoks liikumine see, et see näitab, et mul on mingisugune elujõud ja mingisugune elutahe. Mul oli mõni aeg tagasi, teate küll seda tunnet, kui sa lähed matile, sa oled üli energiat täis ja mõtled, I'm nagu queen siin lihtsalt, ma teen kõike seda. Aga teate, kas seda tunnet, kui sa lähed nagu matile ja sa rullid seda lahti, siis vaatad seda toas ja mõtled, et kõige suurem samm on see, et sa üldse jõuaksid sinna matile. Ja ma kirjutasin enne
ma nagu rullisin selle mati lahti, kirjutasin kaaslasele, et ma saan sellega hakkama, ma pean selle 20 minutit ära tegema. Liikumine ongi minu jaoks osalt öeldes see, et mõnel perioodil see on see, et ma olen tõesti väga tugev ja väga füüsiline ja ma naudin oma lihaseid. Teisel perioodil see on selline tunne, et sa oled uhke enda üle, kui sa saad natukenegi liikuda. Ma kujutan ette seda tunnet, ma ei ole veel ise ema, aga nendest ka pärast, ma arvan, sünnitust ja need esimesed liikumised, kui õrnad, kui hellad need on. Ma olin väga pikalt kevadel haige, nii et see enesehoidmise viisid on väga aktuaalne teema võib-olla. Ja see ei ole nii, et ma pakatan kogu aeg tervisest ja teen kõik õigesti. Ja kui ma pärast seda haigust tulin, siis mul oli ainukene mõte, et ma oleksin enda vastu hell ja pehme, et ma lihtsalt hakkaksin kuskilt pihta. Aga kuidas siis ikkagi nagu, kui meil kaobki, ütleme, motivatsioon aeg-ajalt ära või nagu ongi selline tunne, et tuleks sinna matile, sa ei jaksa midagi teha. Et mida siis teha? Ja tihti tegelikult on see, et võib-olla isegi ka motivatsioon, aga elus juhtub midagi. Ma olen võib-olla seda väga palju nagu täheldanud. Et loomulikult on üks asi on see, et lihtsalt hea sõber laiskus tuleb külla ja sa lihtsalt ei viitsi teha. Ja mida rohkem sa ei tee, seda rohkem sa tegelikult ei viitsi teha. Teine asi on ju see, et meil juhtub elus midagi, et meil juhtub mingi asi, mis võtab su täiesti rajalt maha. Et mul on olnud need kahjuks 2 aasta jooksul väga palju ja ei maksa ennast haletsema jääda. Aga minu jaoks on alati, ma arvan, see tehnika see, et ma annan endale mingid päevad aega. Ma võib-olla võtan mõtteliselt, et ma võtan need 2-3 päeva ja ma ainult magan. Ma ei tee midagi. Et ma arvan, meil on hästi tihti see, et me ei tee ühte ega teist ja oleme kuskil vahepeal. Et nagu justkui ei ole tööl, ei tee trenni, aga natuke nagu teeme ka. Ja see loob minu meelest selle kõige segasema perioodi. Nüüd ma olen võetnud selle, et kui ma olen haige. Nagu nii me teame, et meil oli eelmine salvestus kokku lepitud ja ma jäin täiesti põhimõtteliselt, mul ei olnud häält, lihtsalt mul ei olnud variantigi. Aga see oli ka võib-olla koht, kus ma mõtlesin, et mingis vanuses peaks olema nii, et kui ma olen haige, siis me ei julge seda teistele ka näiteks öelda, et me oleme haiged. Et ma olen haige nüüd ja ma olen paar päeva eemal. Et minu jaoks on toiminud see, et ma võtan need päevad, mis iganes mul ei ole juhtunud, võib-olla mul on vaja ennast haletseda, maatasa teha, aga siis ma lepin ka endaga kokku, et tuleb see 1 päev ja ma lihtsalt sunnin ja rullin selle mati lahti. Ei maksa oodata tegelikult seda, et sul tuleb see tunne, et ma nii tahan teha. See tunne tuleb alles ju paari nädala pärast, paari kuu pärast, võib-olla aasta pärast tegelikult. Et ma arvan, et sul tuleb teha endaga heas mõttes kokkulepe, et sellel päeval ma rullin mati lahti, saab, mis saab. Mis minu jaoks väga hästi toimib ja just viimasel ajal ma just panin tähele, et ma panin juba enne muusika käima. Selle muusika, mille järgi ma trenni teen või lihtsalt mingi meeldiva muusika. Ja ma järsku tundsin, et issand, et mul tuleb natuke energiat, siis järgmise asjana ma panin riided selga. Ma ei teinud veel tund aega trenni, aga ma olin juba riietes. Nii et kui ma oleks peeglist mööda, vaatasin, mul on trenniriided seljas, et tegelikult ju võiks sinna matile. Ma rullisin matiga lahti, panin veega kõrvale, panin arvuti juba selle kavaga valmis. Ja siis lihtsalt üks hetk ma tundsin, et ma lähen. Et ma arvan, et see atmosfääri loomine, see, et sa sätid ennast ära, kõik see sättimine, see tundub vahest, et issand, mis tühisest pseudoteemast me räägime. Aga tegelikkuses, kui sul see motivatsioon on kadunud, siis leia igasuguseid, nagu ma arvan, mingid väiksed asju. Ma näiteks tegin endale lokid üks päev, siis Hollywoodi kenad lokid ja siis mõtlesin, on aeg matile minna. Värvisin ennast ära ja mul oli vaja. Ma ei olnud selles kohas, et ma olen olnud selles kohas, et märkan kell 5 hommikul ja puum, kohe lähme neid kõike sinna matile tegema. Ma ei ole ammu selles kohas tegelikult. Et sa pead ennast natukene nagu meelitama, nagu keegi teine meeldiks, natuke firdid selle treeninguga. Ja ma arvan, et natuke rohkem ennast usaldama, kui sa selle trenni ära teed, sul jääb see sisse ja järgmine päev sa oled juba, sul ei ole vaja enam Hollywoodi lokke. Sa saad see eelmise päeva soenguga ka selle trenni tehtud ja see muutub jälle nagu tavapärasemaks. See barjäär on kõige suurem sellel pausil, selle pausile eelnevad. See on hästi küsimus, et keegi just enne, kui ma sõja sõitsin, ma kuulasin oma ühe Mannatera häälsõnumit, siis ta ütles mulle, et ta 1,5 aastat tegi trenni niimoodi, nagu homset ei oleks. Ja siis järsku tuli tal tohutu motivatsioonilangus. Ja ta ütles, et siis ta alles sai aru, et ma olen väga palju rääkinud pausidest ja kuidas selles pausist välja tulla ja kuidas rääkida endaga selle pausi ajal, mis see sisekõne on. Et ma arvan, et pause peab nagu natuke rohkem austama, laskma olla endal pausile, aga teadma, et paus tuleb ka pausile panna üks hetk. No see on hea mõte, paus tuleb ka pausile panna. Ja siinkohal on küll nagu see, et siinkohal meil on vaja seda vaimset tervist ja tugevust ka ja et liikumine, kui sa küsid, mis on minu jaoks liikumine, siis liikumine minu jaoks tegelikult on ka vaimne tervis. Me teame kõik väga hästi, kellel on olnud depressioon või sinna kalduvust või mis iganes vaimne asi, et kui sul on see, siis on üks hetk, ma arvan, kus sul on vaja välist abi, sest et kõik see uni, liikumine, toit tundub
sulle tundub raske tulla diivanilt üles ja vett võtta, milles me räägime. Et need on natuke juba teised nagu juhtumid, aga muidu ma arvan, et selline endaga kokkulepe ja endaga tegemine ja mingid väikeste sammude tegemine. Ma arvan, et isegi igasugune sotsiaalmeedias kellegi jälgimine või mitte jälgimine. Mina näiteks olen ka üks nendest inimestest, kes uudiseid, mulle meeldib lugeda, mulle meeldib olla, ma ei kuulu nende sekka, kes ütleb, et ma ei loe, mulle meeldib olla kursis, mis toimub, mitte küll äärmuslikud, aga sotsiaalmeedia suhtes mina olen ka üks neist, kes tegelikult arvab, et seda peaks lihtsalt väga palju vähendama. Aga kuidas siis ikkagi või praegu siit jäi seega minu jaoks hästi kõlama, et ikkagi olla endaga leebe. Ma arvan, et kui me seda leebust ei luba või seda ei anna endale, siis juhtub tegelikult see, et me kogu aeg, ma olen viimasel hästi palju mõelnud, et me kogu aeg lükkame edasi omaenda neid päris soove. Ja me kogu aeg mõtleme, halval päeval me mõtleme, et meil on kõri nendest asjadest, me tahame muutust. Kui paljud, ma arvan, kuulajatest on tundnud seda, et mul on vaja muutust. Ja siis tuleb sul parem päev ja sa teed täpselt samu asju edasi. Sa oled teistele meele järgi, sa paned ennast tahaplaanile, sa ei tee mingeid asju. Ja väga tihti me jõuame ju selle suure muutuseni või selleni, et me oleme oma enda südame soovide vastu ausad, alles siis, kui on juba väga-väga kriitiline meil olukord, kas tervisega või vaimselt tegelikult, või vaimne või füüsiliselt siis tervisega. Et ma arvan, miks see paus on korraks vajalik, et mina olen hästi suur pausi pooldaja. Ma olen ühe trennident, kus on paus kui kõige edasi viivam jõud. Ja just sellepärast, et sa korraks ja tegelikult võtaksid aja maha ja sa mõtleksid, et aga mis on see, mis ma olen ammu unistanud. Ma olen kõigile hästi suurelt välja andnud, et see aasta on minu unistuste aasta, et ma lihtsalt viin neid unistusi ellu. Ja ma täna just hommikul mõtlesin, et miks ma seda üldse mõtlesin see aasta, sellepärast, et mida rohkem ju sa vaatad ümberringi, mida vanemaks me saame, seda rohkem sa vaatad, kuhu ma lükkan neid unistusi, et millest me täpselt räägime. Neid ei ole mitte kuhugi lükata ja mitte morbiidsena kõlades, siis nii on lihtsalt. Ja see paus võib-olla annab selle tunde, et korraks sa mõtled, et äkki ma nüüd korraks tõesti kuulen, mida mul on vaja. Ja ma olen nii palju olnud selles hetkes ja ma arvan, et meie kuulajad tunnevad täiesti ära, et ma olen ise ennast oksele, sellepärast, et ma olen nii palju mõelnud, ma tahan muutust ja ma ei tee. Sest see sündmus on tulemas ja ma pidin ju sellega kokku saama ja ma ei saa ju tollele ära ütelda ja ma pidin neid tööasju tegema. Kuni mina olen jõudnud näiteks selle hetkeni, kus ma olen mõelnudki, et ma ütlen kõigile, et kõik. Ma nüüd olen eemal mõnda aega ja ma alustan nullist, et see ei pea olema alati nii äärmuslik, sellepärast on ka võib-olla neid pause vaja, et korraks üle vaadata, mida ma vajan. Et võib-olla ma vajan näiteks 6 aega sellist restarti, et ma hakkan endast hoolitsema, võtan mingi paar asja, teen iga päev ja sul on selleks vaja aega ja selleks ruumi. Enamus, ma arvan, me jookseme selle pärast kokku tegelikult, et meil on liiga palju asju elus, meil on liiga palju, me tahame elada 5 stsenaariumit paralleelselt, aga see ei ole võimalik. See on ka mingine koht, ma arvan, kuhu mingit peab jõudma ja ma kuulen hästi palju tegelikult inimesi, et ma lähen sinna ja teil on jumala toredad asjad kõik, aga tegelikult on lõpuks nii, et ta ei naudi mitte midagi. Ja siis ma mõtlen, et aga mõtled, kas ta ise ei kuule, et ta räägib kogu aeg seda samast ja ma olen ise täpselt samasugune olnud. Mina olen jõudnud tänaseks hetke, ma arvan, kus ma olen aru saanud, et mõned perioodid elus ongi nii, et sa võtad aja maha ja sa hakkad endast uuesti hoolitsema, et kui see motivatsioon on väga käest ära läinud, siis mina soovitaksin seda, et jah, sa teavitad oma lähedasi ja hakkad otsast pihta, hakkad nokitsema vaikselt, nagu uuesti õpiksid põhimõtteliselt asju tegema. Et võtad selle hingetõmbe hetke endale. Just, sest et ma ei usu eriti enam sellesse, et me saame seda teha niimoodi käigu pealt, et see viib meid täpselt samasse kohta ja mina kõige rohkem Gracefits juba räägin sellest aususest, et see viib kõige rohkem sellesse, et ikkagi sa veenad ennast, et võib-olla olla lõpuni aus endast ütelda, kuidas ma tahaksin, et see oleks ideaalselt näiteks, et mul on see aasta olnud, meil on üldse Gracefitiga on väga palju erinevaid plaane, võib-olla väga palju erinevaid ägedaid ideid. Ja nüüd see aasta ma olen hästi ausalt enda vastu, et mul ei ole seda ressurssi, et teha neid kõike. Me valime ühe ja me teeme. Ja see kindlasti eeldab tegelikult seda, et ma ei ole nii power woman. Ma ei tea, millest kõik räägivad ja ma teen selle ära. Meile hästi meeldib seda hästi palju rääkida ja aasta lõpus luua kõik oma need saavutused üles. Aga see
ei ole tegelikult eesmärk, ma arvan, eesmärk on see, et sa tunned ennast aasta lõpus, et issand, nii hea on olla, nii hea aasta oli. Ja võib-olla vaikselt omaette mõtled, selle asja sai ka tehtud ja see linnuke tõesti tuli. Aga võib-olla, et see nagu, nii nagu sa tegid siin ennem, et sa häälestasid ennast, et see väline surve paneb meid ka nagu hästi palju, et sellel halval päeval sa mõtled, et no minge kõik sinna samusesse ja heal päeval mõtled, okei, ma teen ära selle ikka. Et mina olen CrossFitiga see aasta täiesti öelnud, et ei, me ei tee mingit ettevõtlust kasvu, me teeme seda, mida me teeme lihtsalt südamest, teeme hästi, meiega on need inimesed, kes tegelikult tahavad ja peavad olema, üle oma varju ma ei hüppa, ma lihtsalt ei ole valmis selliseks asjaks ja ma arvan, et ma ei ole selleks valmis ka aasta, 2 või 3 pärast, et minu stiil on väga palju muutunud. Pigem nagu võib-olla see, et hea tundega teha ja mõnikord on hea tundega vaja ainult endast hoolitseda. See ei ole igavene. Võib-olla inimesed väga kartma, et ma nüüd igavesti lähe tööle. Kindlasti mitte, aga neid pause võtta. Et loomulikult see motivatsioon ja järjepidevus, see on kõige suurem asi. Järjepidevuseks ma ütleks küll, et on sellised väiksed trikke. Meil on live trennid, hästi konkreetne asi tegelikult. Jube hea on tulla, sa tead, et see live trenn ongi see, et pand riided valmis. No need on sellised hästi praktilised asjad, aga need praktilisi asju ka vaja muidugi teada, et ei ole niimoodi, et räägime suurtest asjadest, et järjepidevuse saavutamiseks on trennikava tegemine, kõik need sellised väikesed asjad, aga see eeldab seda, et sul on mentaalselt niivõrd hea ja tegelikult ma võib-olla just alustaksin, et sul on mentaalselt nii hea, mitte füüsiliselt. Paljud ütlevad, et ma hakkan trenni tegema siis, kui ma tunnen ennast paremini. Ja see on hästi käibe fraas, mida ma kuulen hästi palju, aga see päris nii, et tegelikult need on omavahel väga palju seotud. Et võib-olla hakkad trenni tegema siis, kui sa tunned ennast halvasti. Ja siis järsku vaatad, ma tunnen ennast paremini. Aga mis see trenni kohta käivad mingid müüte veel on, kas oskad midagi veel öelda? Ma arvan, et võib-olla see trenni tihedus, et ma pean kogu aeg tegema, naistel see, et ma pean kogu aeg tegema ja kui ma ühe trenni jätan vahele, siis mu vorm on läinud, et tänaseks on nii palju uuringuid tegelikult tehtud ja me hakkame ise CrossFitiga kohe tegema ühe naiste arstiga, Ivika Jaaksoniga koos naiste tervisest teaduspõhist kehateadlikkuse programmi, kus me hästi täpselt räägime ära, et miks ei ole vaja sul teha kogu aeg bootcamp'e, hiiti, et kuidas sinu keha toimib, miks meil üldse menstratsioon vajalik on, kui ta on ebaregulaarne, kui me võtame mingeid hormonaalseid rästumisvastuvahendeid, mida see siis teeb. Ja kõik uuringud tänaseks on meil tegelikult nagu ilusasti uuringupõhiselt nagu ära räägitud, et milliseid treeninguid keha soosib ja võib-olla see annab sulle ka nagu selle vabastuse, et kui sul on menstratsioon või enne menstratsiooni, tee vaiksemalt, see ei tähenda, sa ei pea trenni tegema, aga see selline piitsutamine on täielikult, mitte müüt, vaid see on see, mis nagu toimub ja tohutute süümepiirade tundmine. Et sa jätad selle ühe ja selline enda nagu maha tegemine. Ma võin kõigile kuulajatele öelda, et mul on olnud perioode, kus ma 6 aega ei treeni, kus ma 2 kuud ei treeni, sest ma ei saanud lihtsalt voodist üles, mulle mitte füüsiliselt ja mul on olnud ka mentaalselt seda perioodi. Et sul ei juhtu mitte midagi nii-öelda füüsiliselt, et võib-olla see trenniga ongi kõige rohkem see obsessiivne kehakultus ka. On täiesti normaalne, et me tahame olla heas vormis, aga need miks sa teed trenni on alati palju sügavam kui see, et ma tahan endale kobedat tagumikku, see on alati. Et ma arvan, et seda miks tasub hullult küsida, et minu jaoks on see miks see, et ma oleksin iseseisev, täiesti absurdne vastus, ma arvan. Aga treening annab mulle lihtsalt nii palju vaimset jõudu, et ma suudan tegutseda. Ja miks ma tahan olla iseseisev, sest minu peremudelis minu ema ei olnud iseseisev. Nii et minu miks on hoopis sügavam, et võib-olla vaata seda ja see võib-olla annab ka sulle väikse motivatsiooni. Aga see enda piitsutamine, sellest ma tahaks veel tegelikult nagu rääkida. Võib-olla tulema selle tagasi. Absoluutselt. Ja. Aga praegu ma tahaks minna sinna ka, et kuidas nagu julgeda, kust leida see julgus, et alustada uuesti. Et sina ka hiljuti alustasid uuesti. Kusjuures ma täna tunnistasin just Katrile siin ka üles kuulata, tunnistan ka, et meil on hommikul live treeningud ja pärast live treeningut tavaliselt ma alati ütlen, et energilist päeva ja ägedat olemist. Täna ma panin pidžaama selga, läksin magama. See oli esimene kord, kui ma seda tegin, sest ma ei ole ennast hästi tundnud. Ja enne kui ma panin silmad kinni, siis ma teen kogu aeg endale audio heli salvestisi, kui mul tuleb mingi mõte, et siis pärast seda formuleerida. Ja siis ma korrutasin endale, et kas sa tead seda tunnet, kui sa pead uuesti alustama. Ja ma mõtlesin, et ma ei tohist ära unustada, ma pean silmad lahti tegema ja kohe selle üles kirjutama, sellepärast et muidu ma unustan ära. See tunne, et sa pead uuesti alustama, olgu see nagu suuremalt, täiesti elupõhiselt või siis olgu see mingine väga väikene asi, et alustangi uuesti vee joomist näiteks, siis seda on meil väga-väga paljudel. Ja kui sa küsid, et kust ma leian selle jõu,
ma arvan, et see on ja julguse. ja selle julguse, ma arvan, et see julgus tuleb 100% sellest, et ma tahan ausalt enda vastu olla ja elada. Ja see ausus nagu enda vastu on minu jaoks saanud täiesti minu mantraks. Ma olen näinud kõige kallima inimese pealt, oma ema pealt, kuidas ta natukene elas, ma arvan, oma elu vastuolus ja haigused kipuvad meile tulema väga pika ajaliste nagu aastate pärast tegelikult. Ja see enesepettus ja see eneseveenmine on nii tugev, et võib-olla siis selles, kuna ma nägin pealt 8 nädala jooksul, mis juhtub, kui me jääme väga haigeks ja see lõpeb ainult ühega, siis see ausus enda vastu annab mulle julguse. Kas on raske? Väga raske. Väga palju asju juhtub elus, mis kõik ütlevad, et kõik juhtub, sest peab juhtuma. No tegelikult ei juhtu. Mihkel Mutt ütles viimases kirjandussaates, ütles, et väga paljudele inimestele saatus annab kehvad kaardid, aga see ei tähenda, et me head partiid ei võiks teha. See oli super lause lihtsalt minu jaoks. Et ma arvan, et siia sõites ma lindistasin ka selle, et on raske, aga ma olen nõus seda tegema, kui ma saan elada seda elu, et ma ärkan üles üks päev ja võin kõigile käsi südamel siiralt öelda, et ma olen teinud väga ausad valikud, et ma olen aus enda vastu, ma olen oma kaaslase vastu aus, oma ümbritseva suhtes aus. See ei pruugi võib-olla ju alati kõigile meeldida ja alati ma prooviksin seda teha niimoodi, et inimesi võib-olla mitte nii väga nagu haiget teha. Aga see ausalt elamine, see, et sinu iga mõte, sõna ja tegu käib ühte jalga, see on väärt seda. See on väärt seda, et sa võtad selle julguse kokku ja katsetad ja leiad selle jõu. Et võib-olla kus siis nagu saada seda julgust või jõudu, et siis võib-olla sõnastada seda, et mis on see, millega ma elan näiteks vastuolus. Mina olen elanud aastaid vastuolus, ma arvan, ja peab uuesti alustama ja ma olen alustanud tegelikult mitu korda uuesti. Iga alustamine on ju natukene erinev. Ma ei saa öelda, et ma täna alustan täitsa nullist. Aga kui päris aus olla, kui sa niimoodi ütled mulle ja mõtlesin, et issand, kas sa kuulasid mu audiot, mis ma enne salvestasin autos? oot. Et ma ei ole seda isegi väga välja öelnud, aga minul on täpselt see tunne, et ka CrossFitiga ma olen mõnda aega seda teinud, aga mul on väga palju muutused olnud ja tegelikult tuleb uus CrossFit ja tuleb leida. See ei ole kerge, sa komistad, oled kohmakas enne, kui sa oled graatsiline, aga ma olen täiesti kindel, et kui ma teen mõned asjad oma elus veel oma unistused ära, siis üks päev ma ärkan üles selle enesetundega, et nii on õige, nii on hea. Ja see ei tähenda võib-olla ka seda tegelikult, et see eelnev stsenaarium, mis ma arvasin, et minu elust tuleb, oleks kuidagi vale olnud. See lihtsalt ei läinud kahjuks nii või õnneks, mis iganes siis lõpuks välja tuleb. Et kõik on tegelikult ju kogu aeg muutumises. Kõik on, ma tean, et kõigile hästi meeldib see lause, et ainuke asi, mis on kindel, on muutus. Mulle tegelikult meeldib hästi ka see, kui kõik on kindel ja stabiilne ja võib-olla mulle meeldib isegi mõelda niimoodi, et aga mõnda aega võikski kõik olla kindel stabiilne ja siis tuleb jällegi nagu muutus, et ma arvan, et me ei pea nagu, või hästi paljudele meeldib ka mõelda, et mul ei ole mingeid asju ja nii edasi vaja. Mul on asjadega näiteks väga suur emotsionaalne side ja mulle väga meeldib mingid asjad, et ma mõtlen, et nüüd on kindel ja paigas ja ma tunnen ennast väga hästi. Ma arvan, et see võiti on see, et me peame mõtlema, et mis meid paneb hästi tundma. Et mina nagu pidevat muutust tegelikult ei otsi oma elus, aga selles mõttes ei peaks otsima, elu nii toob sulle. See on küll erinev, et kellel need baasvajadused on, et kas ongi see turvatunne, stabiilsus, kes mida vajab, kes vajab rohkem nagu põnevust liikumist. Ja erineval eluetapil on ju ka see erinev. Mina olen kindlasti sellesse eluetappi sisenemas, kus ma tahan hästi palju stabiilsust, hästi palju kindlust ja ma töötan selle nimel. Heas mõttes ma töötan nii oma isiklikus elus kui ka omal siis karjääri mõttes. Ma isegi olen selles etapis, kus ma tahan, et mul oleks väga vähe sõpru, aga ma suudaks nende jaoks hästi olemas olla. Ma võtan mitu tundi aega ja ma kuulan ja mõtlen kaasa, aga mul on mingi piiratud ressurss, aga ma arvan ka, et need etapid on erinevad ja me suhestumegi ju nende inimestega, kes on siis meie etapis. Et oleks ka olulisem see kvaliteet. Ja minu jaoks on täielikult tõesti see kvaliteet, et võib-olla kui ma alustasin CrossFiti, siis ka, et see
Instagram ja kogu see sotsiaalmeedia tundub nii äge ja sul tuleb natukene see illusioon, et sa oled nagu kuulus. Instagrami kuulsus tegelikult on see. Et tänaseks, kui ma loen kõiki neid vägevaid tiitleid, mida me endale ise anname ja nii edasi, et siis mind need enam ei köida. Ja ma ei ütle üldse heida ette, et ma arvan, igal ühel on oma tee ju vaja käia. Mina olen ka selle tee täiesti läbi käinud. Mind ei köida ka kõik need sellised 5 head põhjust, miks mingeid asju teha. Ma mõtlesin, ma hakkan raamatut kirjutama, et ma panen sinna mingine 50 mõtet, mis kindlasti ei vii sind südamerahuni, aga nad võivad sulle midagi anda. Ma mõtlesin, et mis see pealkiri siis nüüd on, et ei saa olla ju see, et ma ei tea, teekond täiuslikkuseni või mis iganes. Et need on kõik nii ilusad, aga võib-olla see sama Mihkel Muti asi, kuulake kõik seda. Et see oli nii tore, et see ei olnud nagu negatiivne, see oli selline natukene võib-olla nagu teine võti. Terav, eks ju, aga tegelikult ma ütleks lõppkokkuvõttes, see oli helge, see oli positiivne. Eks helgus on ka meil igal ühel ju omamoodi. Ja oleneb, mis elu on sulle toonud, et minu jaoks loomulikult minu vanemate surm ja kogu see periood, mitte ainult ju surm, vaid kogu sellele eelnev ja pärastine periood on mind natukene muutnud ja kindlasti ka elule vaatamist muutnud. Aga ma arvan, et see muutub ka tegelikult mind rahulikumaks, milles ma olen tänulik. Aga räägime natuke sellest leinast ja sellest perioodist. Ma tunnen, see on nagu hästi oluline teema, et ma olen ka ise läbi teinud seda hiljuti ja nagu kohati ongi see, et me ei oska selles hakkama saada, et meil ei räägita sellest kuskil. Kuigi see on elu osa ja see on normaalne. Täpselt, kui minul ema näiteks oli suremas, siis me tädiga arutasime, et ega vanasti oli see surm oli nagu palju tavalisem, et see oli nagu, ma ei tea, õed, vennad ju surid sul ära väiksena ja see oli nagu kogu aeg sellest räägiti siin seal, et minu jaoks oli tegelikult see, et mina arvasin, mina olen võitmatu, mu pere on võitmatu, meist ei saa mitte keegi jagu ja kui midagi juhtub, ema, isa saavad ju ikka jagu sellest ja siis järsku oli nii, et neid ei olnud enam, et me pidime olema järsku vanemad tegelikult nagu lastena. Et ma arvan, et sellest surmast ei räägita võib-olla ka sellest, et kui kõik see juhtub, et siis sa tahad ikkagi oma viimases jalutuskäigud sinuga, ma teen oma liikmetele ja kõigile kuulajatele, kes tahavad, just rääkisin, et ma olin sellel ajal, kui kõik juhtus, ma andsin kõige rohkem intervjuusid, ma käisin kõige rohkem esinemas ja just võib-olla sellised isegi lõbusates kohtades ja nagu rääkisin sellest naistekuu tsüklist ja nii edasi ja ma tegin kõige rohkem Grace Fitiga, ma arvan, me tegime kasvu ja nagu tegutsesime. Kuid tegelikult see oli aeg, kus ma oleksin tahtnud lihtsalt ära minna. Ma isegi ei tea kuhu, aga ma oleksin tahtnud ära minna. Et mina tegin küll klassikaliselt seda, et hästi palju püüdsin olla, kuni ma siis tundsin, et lihtsalt nüüd on nagu ebaviisakas ju, kui ma nüüd ütlen pool aastat hiljem või aastaga hiljem, et teate, mul on masendus, ma ei tulegi kuhugi. Ja siis ma tundsin, et ei, ma pean ikkagi lõbus olema. Tagantjärgi täna vaadates ja ma mõtlesin, sellele ma mõtlesin ka täna hommikul, et 2,5 aastat on möödas. Ja alles nüüd ma olen lubanud endal neid asju meenutada. Ma meenutasin seika, kuidas mulle öeldi paar tundi enne, kui mu ema ära suri, et ta sureb ära täna. Ja ma ütlesin selle peale, et okei. Ja läksin trenni andma. Ja kui ma täna seda meenutasin, siis ma mõtlesin, et mul oleks füüsiliselt paha lihtsalt, et sel hetkel ma olin selles sees, ma mõtlesin, et nii on, mis siis nüüd teha, et ma arvan, täna ma olen lubanud seda ja alles 2,5 aastat hiljem ma tunnen, et tegelikult on esimesed võib-olla mingid rahu, mingid tunded tekkinud. Et ma arvan, et selle leinaga natuke niimoodi, et tuleb endale lasta teha seda, mida sa tahad teha sellel ajal, et võib-olla on vaja ennast kokku võtta, aga võib-olla ei ole ennast vaja tegelikult kokku võtta. Ma näen seda hästi palju tegelikult, et ma tean, kui inimesed on kelle kaotanud ja ma näen võib-olla ka nende postitustes, kuidas nad nii väga püüavad võib-olla tegeleda muuga ja see on ka ju tegelikult mingi mehhanism, kuidas sa tuled toime. Aga nii nagu ajast ei saa ära joosta, sa ei saa leina eest ka ära joosta. Et see aeg tuleb tegelikult nagu võtta ja võib-olla mina soovitaks seda, et võib-olla mõni aeg on hea mitte mingit väga palju plaane teha. Mina olin hästi palju see, et nii, et selle hetkeni ma leinan ja siis ma olen korras ja siis ma lähen teen seda ja siis ma teen seda. Et sul tuleb lihtsalt üks hetk natukene parem tunne, et ma lugesin just ühe mehe kirjutas, kes on ju oma naise kaotas ja ta ütles, et kui haige ütlemine see on, et aeg parandab. Ja sellega, mida me teeme ju tegelikult hakkabki parandama, tulevad uued sündmused. Aga
aga mina ütleks, et seda leina peaks palju rohkem lubama endale ja lubama olla endal ka natukene masendunud, et me ei pea olema kogu aeg nii rõõmsad ja mu kaaslane võib-olla kipub ütlema, et tekib mingi, et varsti tekib positiivne igatsus ja siis ma viimane kord ütlesin, mul ei ole mitte mingit positiivset igatsust, mul on ainult negatiivne praegu sellega, sest see on nii suur trauma veel olnud. Et võib-olla ka mitte siis nagu sundida ennast, võib-olla üldse kogu aeg ei pea ennast sundima nii rõõmus olema, et võib-olla see ei olegi eesmärk, aga ma arvan, et see rahulikkus, see on küll eesmärk, mida, et mina näiteks leidsin vahepeal nii, et mul oli võib-olla päevas ainult tund aega hea olla ja siis ma mõtlesin, et aga see hetk oli ilus, see hetk oli nagu tore ja niimoodi me kogu perega tegelikult hakkasime tegema, et et meil oli mingi ilus sündmus, mõtlesime, et näed, see sündmus oli juba natukene parem. See aja võtmine on, ma arvan, selle aususe kõrval teine asi, mida ma nagu täna võib-olla soovitaksin kõigile. Et siis võib-olla sa ka tunned ja saad ka sellest edasi liikuda. Kui läbi selles mõttes edasi või üle sa sellest ei saa, aga sa saad sellest nagu võib-olla läbi liikuda ja lihtsalt hakata selle sama kõrvale tegema mingeid uusi sündmusi, uusi asju, et väga paljud on öelnud, et lein on täpselt sama suur, sa lihtsalt ise kasvad, sa lihtsalt ise hakkab tekkima mingeid uusi asju ja loomulikult lein on väga erinev, et ma ei saa tegelikult ju rääkida teiste inimeste eest. Ma arvan, et hästi palju on ka teistel nagu natukene see nii-öelda heas mõttes roll ja võib-olla see selline, ma ei tea, kas natukene enda tagasihoidmine, et me tahame ka alati kõike parandama hakata ja ütelda kõigile, ma tean, mida sa tunned ja see läheb paremaks, et tegelikult ei ole vaja ütelda. Ma olen väga paljudele öelda, et mul on nii kahju ja lihtsalt, et ega mitte midagi muud ei olegi öelda. Ja, just. Sest kõigil ongi see kogemus nii erinev. Absoluutselt. Me laseme endal tunda ka asju, ma arvan, väga erinevalt, ja ma arvan, me tunnistame ka neid tundeid väga-väga erinevalt, et mina näiteks üks hetk ikkagi pidin endale tunnistama, et mul hakkab tulema ilmselt see paha asi nimega depressioon, aga ma arvan, et see tunnistamine on juba väga hea asi ja siis sa hakkad sellega tegelema, ükskõik siis kuidas, et võib-olla mida varem sa seda tunnistad, seda parem on. Ja mina olen loomulikult ka see, kes käib teraapias, et ma otsin abi väliselt, et see ka õnneks ma arvan, et tänapäeval see on juba, see ei ole tabu enam, ma arvan. Normaalsus. Hakkab liikuma selle poole. Just. Ja. Selles suhtes on Instagram muidugi tore, et see on läinud väga popiks. Aga sellest kogemusest sina just võtsidki selle ju ka, et ollagi hästi aus, nagu sa enne ka välja tõid. Ja tegelikult mul on öeldud ka, et kuidas ma CrossFiti tegin samal ajal, et me tegime kogu aeg treeninguid edasi, aga ma tegin enda jaoks otsuse paar tundi enne seda, kui mu ema ära suri, et ma räägin sellest. Ja ma mõtlesin küll, mul oli tol hetkel 2 valikut, kas ma räägin sellest või ma teen näo, või hoian lahus neid asju. Aga mina tehes oma asja ikkagi olen väga palju see, mis mu asi ongi ja ma tegin otsuse, et ma lähen edasi ausalt ja selle otsuse juurde ma olen jäänud ja tegelikult ka nüüd hiljem, kui mul on igasuguseid asju juhtunud, siis ma olen rääkinud lihtsalt ausalt sellest ja see ei tähenda seda, et ma kõik treenid nutsin, kuigi oli ka neid treeninguid ja ma olen naernud, et ma arvan, et mõnda aega meie treeningud, et nii morbiidset treenerit annab otsida, aga see oli midagi, mis mind kandis ja tegelikult ma arvan, et väga paljud tundsid enda elus paralleele, et lõppkokkuvõttes ei ole üldse oluline, mis minu elus toimub, tegelikult on oluline, mis sinu enda elus toimub ja mina valisin selle tee, et ma rääkisin ausalt, me tegelesime nagu nende asjadega ausalt ja see teeb paremaks need asjad, et see minu jaoks on peaaegu karjuvas vastuolus see, et ma naeratan, kuigi ma tegelikult mõtlen, et issand, et nii halb on olla. Et ma olen väga palju öelnud ka oma liikmetele, et oligi väga kehv ja oligi väga halb, aga oli ka neid häid momente selles samas päevas võib-olla. Et võib-olla inimestele, kes on selles situatsioonis, siis kõige rohkem soovitaski lihtsalt leida neid väikseid hetki. Need annavad sulle nagu mingisuguse pidepunkti. Aga tänapäeva naine. Tänapäeva naine on väga tubli naine. Aga kuidas see tubli naine suudab selles kõiges siis selle rahu ja tasakaalu leida? Selles virvarris ja kõigest selles, mis nagu nii palju toimub? Ma arvan, et ta ei leiagi. Ma arvan, et selles virvarris ongi nii, et me kipumegi ju selle väga palju kaotama. Selle tasakaalu kohta ma olen alati öelnud, et treeningus me teeme ka tasakaaluharjutusi ja mõni päev sul on hullult hea tasakaal ja teine päev ei ole. See on väga hea peegeldus tegelikult nagu elus olemisele ka.
ma arvan, et me ei pea olema kogu aeg tasakaalus ja võib-olla siis selle pinge mahavõtmine tekibki see, et sa ei pea olema mingi power naine, et ole see, kes sa oled ja anna endast parim, et ela oma elu nagu parimal viisil, et see ei pruugi olla sul kõige kergem, aga sa annad endast parima. Samamoodi mõtlesin mina, et no kuidas need asjad nüüd järsku kõik nii valesti läksid. et ma arvan, et tuleb lõpetada see jutt, et me peame selle kõigega hakkama saama, et me saame hakkama mõne asjaga ja mõnel perioodil me saame kõigega hakkama. Aga teisel perioodil on meil fookus, minul on ka fookus sellel enesehoidmisel, millest sa rääkisid ja ma olen hästi teadlikult võtnud, et praegu on see fookus. Ja kui ma saan üks hetk emaks, siis ma loodan, et minu fookus on ka emaks olemine. Et mina ei taotle seda, et ma pean kõigega hakkama saama. Ma arvan, tuleks läbi mõelda, et mida sa taotled. Kui sa tahad seda olla, siis mõtle, mis hinnaga sa seda teed. Ja kas see on aus? Kas see on aus, et sa oled väikse lapsega kodus ja teed ettevõtet ja samal ajal veel rahuldad kõiki teiste vajadusi ja et kas see ikka on aus ja kas see on ikka see, mida sa tahad üldse. Et võib-olla see tasakaal on näiteks see, et ma olen lapsega kodus ja see ongi mu tasakaal. Ma olen lapsega kodus näiteks. Või mu tasakaal on see, et ma teen täiega karjääri ja tööd praegu. Ja ma keskendungi sellele, et ma arvan, et igasugune mitme asja tegemine korraga ja siis olla veel ideaalne ja need asja, ma ütlen kergelt öeldes, see on bullshit. Kuidas me sellest siis välja tuleme? Ma arvan, et igas etapis võiks valida, et mis on see, mida sa praegu nagu tahad teha ja mis on see võib-olla, kuidas sa ennast nagu tunda tahad. Võib-olla näiteks on mõnes etapis see, et ma tahan oma sõpradel olemas olla ja perel olemas olla. Ja võib-olla nagu mõista seda, et meie inimvõimetes, kõik ütlevad, et kõigil on üks sama 24 tundi. Ei ole. Minu 24 tundi on... Sul on mingi teine teooria. Jaa, minu 24 tundi on täiesti teine 24 tundi, mis on minu armsal liikmel, kel on 4 last ja ta suudab veel Matile tulla tööd teha. Tal on täiesti, minul on hetkel see, et ma saangi teha trenni 5-6 korda nädalas. Et ma arvan, et hästi palju nagu austada seda, et kus kohas sa oled oma elutabiga ja mis kes on praegu refrään, mis on sinu elus praegune refrään pea osas. Mis see tähendab? Minu elus on praegu refrään tegelikult see, et ma võin endast hoolitseda, mul on mu hea suhe ja ma võin oma võib-olla ettevõtet teha, ma pean sealt leidma mingit tasakaalu. Võib-olla kellegi teise elus on refrään täna see, et tal on 4 väikest last. Et siis nii-öelda neid sallime võib ikka olla, ehk siis sa teedki võib-olla mingisugust trenni, aga võib-olla seda 3 korda nädalas, 20 minutit, mina teen võib-olla 5 korda nädalas tund aega ja pärast joon teed ja kirjutan päevikut. Aga kui mul on, et ma olen kõigile öelnud, et oodake vaid, kuni ma titet saan, siis on niimoodi, et teie kõik naudite oma aega, et mina olen ainult siin niimoodi, et nad on laivides mul kaasas, et siis see on minu, aga siis see on see minu refrään. Ja ma arvan, et hästi palju see austamine, just see, et mingisuguste valikute tegemine, ma alati tunnen, et kui mul on 5-6 asja ja siis ma ütlen, et kõik, ma võtan ainult selle 1 või 2, ma tunnen, milline energia minus vallandub ja ma tunnen järsku nii kergelt ennast, et ma arvan, me kõik oleme tundnud seda rahu tegemise tunnet, see on see üks moment. Ma tegin rahu sellega, ma panin eemale ja tegelikult see ei tähenda, et sa ei või seda kunagi teha, võib-olla sa teed selle hiljem. Mina olen ju valinud selle, et ma ei ole lapsi saanud siiamaani. Et see on ju minu valik, ma võiksin nüüd kogu aeg nutta iga emadepäev, et mul pole oma ema, mul lapsi ka ei ole, kes mul head emadepäeva sooviks, aga see on mu valik olnud. Samamoodi rahu tegemine tegelikult. Et see tasakaal on võib-olla nii, et see tasakaal ei pea olema 5 erineva teema vahel, vaid et see tasakaal on erinevas etapis. Et kui su lapsed on juba piisavalt iseseisvad, siis loomulikult vaata, mis muu maailm pakub sulle. Ja niimoodi see nagu tipid. Tegelikult see on graatsiline tippimine nende asjade tegelikult nagu vahel. Mina näiteks on mõelnud, et võib-olla mingi hetk olema see, ma tuun kodune olla. Näiteks kui mu kaaslane lubab seda, ma saan endale seda lubada. Ja siis ma teen rahu, et hästi tihti nii, et ma olen kodune, siis ma mõtlen, ma tahaks karjääri teha. Ma teen karjääri, siis ma mõtlen, ma tahaks vaba päeva. Enne ma ütlesin, just kui ma hakkasime saadet listama, et ma olen nii vana, et mina kavatsen reeded vabaks võtta. Ja see tähendab seda, et ma juba mingis asja loovutama. Näiteks mingise projekti ma loovutan, siis ma lükkan selle kuhugi hilisemasse. Et ma arvan, et meil ei ole lõputult aega, aga ma arvan, et asju tuleb ikkagi teha ükshaaval. Et see annab sulle selle suurema rahulolutunde ja see annab sulle ka tunde, et sa oled tasakaalus. Ja siis seal on fookus ka rohkem nagu ühel asjal. Ja fookus on mulle. Muidu läheb ju. Täpselt. Ja see, et sa tunned maailma vastu huvi ja tahad palju teha, see on tegelikult tore. Aga lihtsalt elu näitab seda, et meil kipub see vaimne ressurss otsa saama. Et mind huvitab see teema, ma tahan olla veel suhtes, ma tahan olla ema, ma tahan kõik asjad, et lihtsalt
minu meelest on nagu hästi selline ja see käib minu enda kohta ka, täiesti lihtlabane arusaamine, et sul on mingi teatud ressurss ja rohkem seda ei saa. Mulle seletas keegi nii hästi viimane kord, et meil on mingi teatud anum ja selles anumas on meie mingine energia ja siis inimesed käivad näiteks reisil, käivad oma 2 nädalat retreatil ja siis tulevad tagasi, et ma tundsin, et see on nii hästi ja ma jõuan tagasi ja ma olen täpselt samasuguses augus ja siis see naine kuidagi seletas nii ilusasti, et sa teedki kõiki asju, käid massaažis, joogas, teed seda projekti, aga selle anumas all on augud ju ja see kogu aeg voolab tühjaks ja siis sa mõtled, aga ma ju teen seda kõike, et miks ei ole. Ja see anum, millest võib-olla need aukudest ma räägin, ongi see aus olemine. Et kui palju ma tegelikult siis ikkagi jõuan. Et võib-olla kui me need augud ära parandame, siis ei ole kogu aeg seda. Ja selles mõttes see käib 100% minu kohta. Et mina olen aastaid, mis mina tegin tegelikult valesti ja täiesti tunnistan valesti, et ma võtsin liiga palju ette. Ja just sellepärast, et keegi ütles mulle, et aga kui sa ei tee seda, siis see äriidee napsatakse ära su eest. Ja umbes, et ma mõtlesin, et aga aasta pärast keegi ei armasta mind enam, ma pean selle praegu ära tegema. Ühesõnaga jälle minule endale see rahu tegemine oli väga-väga vabastav. Ja praegu ma olengi valinud endale 1 või 2 projekti ja ma kirjutan järjepidevalt seda välja ja ma kusjuures korrutan seda mantrana, iga päev ma kirjutan päevikusse, need asjad rohkem ei tee, ei võta, sest et siis, kui sul tuleb see, mina vaatan oma naistegu tsüklit väga palju, et kui mul tuleb see aeg, kui menstratsioon saab läbi, see tuleb folikulaarfaas, ehk siis mida nimetatakse sümboolselt kevadeks, kus sa oled selline kevadine liblikas, sa ei kujutada, milline ahvatlus on mul kõigile kirjutada, et saame kokku, nii tore oli sinust kuulda, teen voice vastu, võtan selle projekti vastu ja kuni tuleb see sügise lõpp, see, mis väljas praegu on, see hakkab juba tulema, siis ma olen selline, et issand, minge metsa, ma ei taha mitte kedagi näha. Et ma arvan, et seda kõikumist me tunnetame ka nagu liiga palju, et tegelikult võiks võib-olla kogu aeg olla selline hea nivoo. Seda me tahaks, on ju. Seda me tahaksime, aga tegelikult ma arvan, et siin on ka nagu, et võib-olla peaks mõtlema, et aga mida sa tahad, aga võib-olla sa tahad ka Ameerika mägesid ja see on su vastus. Siis võtagi ja teegi niimoodi, sest et ma arvan, et nooremana ma küll ma ei olnud, et ma tahan rahulik olla, issand, ma tahtsin särtsu ja pauku ja värki ja et ma arvan, et hästi tuleb ka austada oma vanust. Et mina olen elanud oma vanusele hästi, põhimõtteliselt ma alustasin valest otsast. Ma olen mõelnud, et ma alustasin 23-selt sellest kohast, kus ma võiksin täna olla. Ehk siis ma abiellusin, hakkasin kodu mängima ja keegi teine ei ole selles süüdi. Sellest tõesti olen mina ise ja siis täna ma olen selles kohas, kus ma nagu võiksin seda teha ja mulle õudselt meil salvrätikut shopata näiteks. Ja ma olen selles kohas, kus ma mingil määral alustan uuesti. Et seda vanust ka, et kui ma saaksin nii-öelda endale midagi öelda või teistele öelda, siis liiga varakult ei pea ka kõike tegema ja nagu et ma olen täiesti tagurpidi teinud oma tsükli põhimõtteliselt. Aga see ei ole ka, et mu terapeut ütles mulle, et kui ma ütlesin seda, et sa ei tundu väga kurb. Ja siis ma ütlesin, et mis ma ikka kurvastan nii väga, et mul on ju veel praegu väga palju aega loodetavasti ees. Et siis tuleb nüüd hakata nagu uuesti tegema. Ehk siis mina usun sellesse uuesti alustamisse, aga sa pead olema vaimselt sellesse kohta ennast viinud, et sul on seda optimismi ja nagu avarust. Mikita käis meil esinemas, Valdur Mikita, ja tema nagu põhiline mõte oli nagu just see, et ta ei räägi väga optimismist või helge olemisest, aga ta räägib avarusest. Ja ma arvan, see avarus on midagi, mida ma trenniga soovin teistele anda, avarus enda keha sees ja see kandub tahes-tahtmata sinu mõtetesse. Aga räägime korra naise-mehe suhtedünaamikast ka. Just selle mõttega, kui naisel ongi vastavalt tsüklilisusele rohkem sellist olemise aega, et kuidas, oskad sellest dünaamikast nagu rääkida? Ma tegelikult arvan, et kõik need hästi palju loomulikult räägitakse naiselikest ja mehelikest asjadest, aga ma ütlen ausalt, et mina ise olen jõudnud selleni, et võib-olla sellele üldse palju vähem mõelda ja mõelda palju rohkem sellele, mida sa soovid. Ja võib-olla sina soovid tegutseda palju rohkem ja siis sul tuleb mingid jutud, mingi naiselikust voolamisest ja asjast ja see oli üldse mina. Ma arvan, et see on natukene konstrueeritud jutt ja see kõlab nii hästi ja nii ilusasti, kellele ei meeldi kuulda, et naised, sa peadki puhkama rohkem, sa peadki voolama. Et ma arvan, et see on tänapäeva trend. Et see nagu võib-olla isegi selleks, aga ma ütleksin seda, et ma arvan, me peame ära tundma, mida meie tahame ja täpselt samamoodi nagu naised tegelikult vajavad seda oma aega, issand,
veel rohkem vajavad mehed. Okei, veel rohkem ei vaja, aga nad vajavad oma aega. Et ma arvan, me üldse naistena ei mõista, kui palju nad vajavad seda. Et tegelikult me vajame mingil määral, nagu ma ütlesin sulle alguses, et enesehoidmise viisid on väga erinevad, aga need universaalsed vajadused on väga-väga tegelikult sarnased. Et mina küll näen nagu oma suhtes, et minu kaaslane on täpselt samamoodi õrn ja tugev, täpselt samamoodi emotsionaalne ja väga ratsionaalne ja täpselt samamoodi vajab ta oma aega, ta vajab toimetamist. Ma ütleksin, et suhteliselt üks ühele isegi minuga, need formuleeruvad lihtsalt väga erinevates tegevustes. Tema läheb, ma ei tea, metsa või 3 tundi jooksma. Mulle meeldib väga minna kuhugi massaaži või mulle meeldib lihtsalt kodus toimetada näiteks, et sellest suhte dünaamikast kõige suurem nõuanne, mida mina ütleks, on see, et omavahel tuleb rääkida ja mõlemad peavad endaga ise tegelema. Ma isegi ütlen väga, et kellele baariteraapia toimib, siis väga hea meel ja ma arvan, et see on väga väärt asi. Aga kui sul ei toimi, siis võib-olla sulle toimib hoopis selline dünaamika, et mõlemad käivad ise ja lahendavad oma asju, mis meil tekivad ja ei ole üldse seotud teistega. Oma mingeid teemasid seal ära ja nad tulevad kokku ja nad saavad olla hästi koos. See on tegelikult tõeline aja väärtustamine, et sa teate ju küll ikkagi seda, et sa tuled kokku ja sa kammid lihtsalt paar tundi ja tülitsed ja sa kammid veel paar päeva ja siis sa mõtled, et see pole üldse väärt seda tegelikult, milline aja raiskamine. Et ma arvan, et me peaks mõlemad, nii mehed kui naised, mõtlema rohkem, mis on meie vajadus ja kui sa naisena tunned, et sa tõesti liiga palju tegutsed, siis loomulikult võta aeg maha ja võta rohkem aega endale, aga samamoodi mehena ju tegelikult. Et kui sa kogu aeg ainult tegutsed ja sul ei ole enam üldse aega, et metsa minna või mis iganes meie kuulaja mees tahab teha. Et mina ütlen, et ma eriti ei jälgi üldse neid naiselikke mehelike asju, et mingid asjad on ju tegelikult, mis on nagu meie füsioloogia, meie bioloogia tegelikult, et need sellised jällegi võib-olla, nagu ma enne ütlesin, praktilised asjad naistena, et sa sätid ennast nii edasi, aga nii raske on öelda, et säti ennast nüüd nii. Me sätime ennast kõik erinevalt, meil on see tüdrukuliku vajadus kõigil nii erinev ja samas, kui sa tunned, võib-olla ongi just see, et kui sa tunned, et sul on seda tahtmine, sa ei oska, siis loomulikult uuri ja vaata, mis praktikaid nagu soovitatakse. Need praktikad ja soovitused on väga head, et ma selles osas tegelikult olen nagu hästi nõus. Sellepärast, et väga paljud ju meist on niimoodi, et ma tahan, aga ma tunnen ennast nii võõrana, ma ei oska, ma ei pane kleiti selga, see ei tundu mul loomulikuna, aga kui sa paned, siis vaatad, ma tunnen ennast nii hästi. Et pigem võib-olla just seda mõtelda, et millised kvaliteete sa tahad oma ellu. Mina tahtsin näiteks üks hetk oma ellu hästi palju rohkem ausust ja ehedust. Ma tundsin kohutavalt, et ma valetan endale ja teistele loomulikult siis ka. Et minul näiteks oli see, et minul oli ema kuidagi kasvatas meid alati hästi siukeseks tüdrukulikuks. Et minul ei olnud kunagi sellega tegelikult probleeme või siis sellega, et ma mõtlen, et ma ei või puhata. Ma alati olen arvanud, et ma võin puhata. Ma ei ole küll ka väga hea, võib-olla olnud mõned aastad selles, aga et võib-olla nagu kaardist ära, et mis on su need nõrgad kohad. Et võib-olla sul on see, et sa puhkad ikka palju. Võib-olla käi vähem kohvikus hoopis ja tee oma ambitsiooni nimel näe vaeva. Et see on nii raske üldistada, minu meelest seda on väga raske üldistada. Loomulikult ma kuulen muidugi palju. Ma olen väga palju karjääri teinud, mul on pesu sahtel täiesti pilgeni täis ja ma ei tunne just üldse naiselikuna. See on häirekoht, ma arvan, et siis tuleb hakata natuke mõtlema, et aga mida siis saad teha. Ja need on jällegi ju need praktilised asjad ja see on see sama, millega me alustasime. Kuidas siis jõuda selleni, et panen see pesu selga ja tunnen ennast hästi, siis seal on küll, ma arvan, jällegi praktilised asjad. Mina võib-olla oma päeva ja need, mida ma teen ennast ümbritse, millega ma tegelen, see lihtsalt soosib väga palju mu sellist enda eest hoolitsemist. Et võib-olla need valikud tuleks ka üle vaadata. Ma teen väga teadlikud treeninguid graatsilise liikumisena, sest minule annab see väga palju sellist loomulikku loovust, see annab mulle head muusikat. Minu jaoks jõusaal ei toimi, mitte treeninguna ei toimi, vaid ta ei ole minu jaoks meeldiv kogemus, aga sinu jaoks võib-olla, kes kuuleb on ja siis teegi seda, sest see annab sulle power'i, see annab sulle selle energia, mis sa tahad. Aga kui sa näed, et sa sellest energiast väga kaugel läinud, siis võidaks öeldaks, kui sa oled väga ärev, et ära tee väga ärevaid treeninguid, tee just rahustavaid treeninguid. Mina olen olnud pigem väga rahutu. Mu ema alati ütles, ma olen täielik tuuleenergia, ma lihtsalt lendan ühest kohast teise ja siis ma hakkasin tegema neid kehameele treeninguid. Need on mulle väga hästi mõjunud, et mulle ei sobigi need väga ärevad treeningud. Samas võib-olla mõni on natuke liiga rahulik. Tal on vaja seda elu ja särtsu. Ja ega mul on ka vahepeal vaja mõtleda, mul on vaja mingit ägedat muusikat ja mingit tantsutrenni ja nii edasi. Et
ma arvan, et see pidevalt see endaga rääkimine, dialoog endaga ja sellepärast ma kirjutan. Et mina jõudsin nüüd selle morning pages, selle hommikuste kirjutamise juurde, et sa ärkad hommikul, ma saan üles, võtad oma kohvi või tee ja esimese asjana kirjutad. Ja ma kavatsen seda katsetada, kes kuulab mind, katsetage muga kaasa. Ma tahan seda 75 päeva teha iga hommik 3 lehekülge. Ja lihtsalt see, mis sul siis tuleb nagu peas. Võta ka see väike märkmik, kui see hirmutab see 3 lehekülge sind ja kirjutab. Ma arvan, et see võib olla väga, väga ägedaid tulemusi anda. Selle mõte on siis see, et see 3 lehekülge. See 3 lehekülge, see on see autor. Ma kuulasin, see autor on üks vana naine juba ja ta räägib hästi kenasti. Ta on kirjutanud ka selle The Artist Way ja ma ei mäleta praegu, mis selle autori nimi on. Ma kuulasin temaga mingit loengut ja ta on, ma arvan, lihtsalt võtnud mingis, nii nagu me ikka võtame 3 korda nädalas trenni või mis iganes, ta on võtnud selle 3 lehekülge, hea mõtteline mingi raam sulle ette anda ja võib-olla see on ka ikkagi see, et see on piisavalt pikk, et sa võid vahepeal kokku joosta ja ta ütlebki, et kirjuta, täna on hea olla, vihma sajab, ma kavatsen hommikul süüa seda, mind ootab sees, ma tunnen seda ja ilmselt selle kirjutamise käigus sa lähed aina sügavamaks ja sügavamaks. Et mina olen läbi leina, läbi südamevalu, läbi segaduse, läbi halva enesetunde ennast kirjutanud. Ja just nimelt sa kirjutad pastakaga tõesti. Et noh, ma arvan, siin on jälle, et kui sa tahad arvutiga kirjuta, et ei maksa nagu kinni jääda, aga neid praktikaid leida enda jaoks. Minu jaoks ma olen aastaid teinud erinevaid harjumusi ja rituaale ja praktikaid ja minu jaoks on jäänud täna ainult mõned püsima. Ja ma kavatsen kogu Gracefiti programmi uuendada ja tehagi selle nagu selle järgi, mis on tegelikult läbi aastate, ma olen näinud, mis tegelikult jääb püsima ja mis jääb ka teistel püsima. Mis need sinu jaoks on olnud need praktikad? Ma arvan, et üks väga tugev asi on see, et ma hommikul kohe kohvi ei joo ja see, ma ei ole toitumisspetsialist, aga see on üks asi tegelikult, mida ma soovitaksin, ma arvan, nii meestele kui naistele, et mitte selle ka tervise mõttes ja seedimise mõttes tegelikult on see A ja O, aga ka sellepärast, et lase endal ise ärgata ja sa lase nagu tunne ennast ise, kes sa oled päriselt, kui sa ärkad. See lause, et ma ei ole ennem inimene, kui ma pole kohvi joonud, see on naljakas, aga see on natuke ka kurb naljakas, et lase endal ärgata, lase oma päris energial taastuda, nii et sa tunned seda taastumist, samamoodi igasuguse alkoholi ja asjaga, et tegelikult selles peab natuke olema inimene, sest sa ei tunnegi enam oma energiat, oma seda, et kui sa küsid, kust ma leian selle sisemise jõu teha uusi algused, no võt sealt tegelikult ma leiangi selle, et mingisugused, see asi on küll, et ma kusjuures pool aastat tiin kohvi, sest ma nautisin seda, me olime voodis ja siis mu kaaslane ütles, et ma toon sulle kohvi, ma olin muidugi too siis mis ma siis on ei või võtsime kommi kõrvale ja siis üks päev ma tundsin, et mul hakkab iiveldama ja siis ma tõmbasin nüüd joone alla ja ma joon vett või sooja vett või mis iganes siis sulle meeldib. See on just nagu naistele soovitatud ka, et nagu hormonaalses mõttes. Tegelikult naistele on see, ütleme, et täiesti A ja O. Et selle veresuhkru stabiilsuse mõttes, et ma ei tahtnud siin nii näppu viibutama hakata, aga tegelikult see on hästi ebapopulaarne ja sellest räägitakse päris palju. Ja meestel tõesti tegelikult see ei ole nii, aga ma arvan, et ka meestel, et lihtsalt, et nad ärkaksid ise, et milleks me üldse peaks olema nagu sõltuvad ja ma ei ütle, et ära joo kohvi, et mina joon kohvi, kuigi ma hetkel ei saa lihtsalt juua millegi pärast üle ühe tassi ja mida vähem seda parem, ja selle kohvi juures on just see, et mina naudin seda väga ja mina ei arva, et elus peab kõik naudingud ära võtma, ma naudin väga klaasi veini, võib-olla 2 või 3 isegi mõnikord, aga no ma ei saa seda kogu aeg nautida jällegi. See samamoodi nagu, et see võib ka olla kellegi jaoks nagu see harjumus. Muidugi. See tema harjumus, mis just ongi see rituaalharjumus. Täpselt, just. Ja minu jaoks tegelikult on ja ma võtan alati, mul on eraldi tandrik ja ma panen sinna kommi peale. See on nagu nii mõnus hetk lihtsalt ja ma arvan, et nende kõiki sellise äärmuslike asjadega, et mina ei usunud üldse ja mina ütlen, et söö kaneelisaia ja tee trenni. Lihtsalt sa ei saa seda iga päev süüa, et ma olin just Pariisis pikalt ja siis me käisime kogu aeg väljas söömas ja siis lõpuks me tegime kodus frikadellisuppi olles Pariisis. Sellepärast, et meil oli mõlemal nii kõrini sellest väljasöömisest, ehk siis sul saab ju see mõõt täis, et hoia neid naudinguid. Et ma arvan, et ei saagi kogu aeg nii lustlik ja hedonistlik olla, sest sa ei naudi, et tegelikult on päris tore see, kui sul on päris nagu askeetlik ja sul on mingi distsipliin ja siis sa lähed
lähedal naudid. See, ma arvan, on üks asi, mille ma jätan programmi sisse. Ehk siis ma võtan rehaga kõik välja. Ma jätan sisse smuuti joomise. Minu jaoks on see väga kerge asi olla natukene tervislikum toitumises. Toitumine ei ole kerge, toitumine on liiga ahvatlev. Tee endale üks asi, mis sulle meeldib, mis on lihtne koos nende supertoitudega, siis tegelikult see on mul alati üks toidukord ja see on üks minu figuuri saladus. Kõigile teadmiseks ma ei ole geneetiliselt peenikene, et minul on pigem olnud, ema oli väga ülekaaluline, meil on kõigil pigem kalduvus sinna poole. See on täielikult see, kuidas ma elan, et kõigile siis võib olla ka motivatsiooniks, et ei ole nii, et sa sünnidki väikeste luukestega ja väikesed. Ma olin hästi paks, kui ma sündisin ja mul oli hästi trullakas, mul olid põsed valgusid üle teki ääre, mu ema ütles. Ja ma olin hästi paksud juustega ja siis öeldi mu emale veel, et üldse, kas te teate, et siis pruun laps või? Mu ema ütles, mul on 2 pruun last juba kodu sees, kuna minu isa on indialane, nii et siis see võib-olla minu jaoks on see eriti nagu näide sellest, et enesest hoolitsemine viib heasse kohta. Et tasub hoolitseda ja kõik saavad seda teha. Seda, mida me teeme CrossFitis, kõik saavad seda teha. Kõik saavad ennast tunda kleidis kaunina. Kõik saavad endale teha need Hollywoodi lokke. See on kõigile avatud. Lihtsalt vali, kas sa tahad seda või sa ei taha. Ja ma arvan, et harjumustest liikumine on niikuinii, sest et see on see, mida ma teen. Ma ei saa saagida seda oksa, kus ma istun nüüd ometigi, aga kui ma ei tegeleks sellega, siis ma tegeleks pesu või nõudega. Aga ühesõnaga liikumine. Trenn on kindlasti, mina teen trenni alati hommikuti. Nagu me ennem rääkisime sinuga, et meil on mingid head ajad, kus me tunneme ennast mingitele tegevustele nagu loomulikuna, et täpselt nagu sa ütlesid, et sinu väga hea aeg on 10–12 ja minul on väga hea aeg hommikul kohe, kui ma ärkan pärast seda vee joomist, tegelikult trenn ära teha ja ma söön banaani, väga tihti söön banaani võib-olla ja kui sul on vaja, siis söö. Ja samas võib-olla sinul on õhtul väga hea aeg trenni teha, tee õhtul, et selles mõttes teaduslikult ei ole mingit nüüd õiget vastust. Pigem on see, kuidas sa tunned energiat, enne magaminekut ära tee. Ja. Kui minu kaaslane on see, kes lõpetab kell 11:30 trenni õhtul ja ta jääb magama. Aga see on jällegi väga võib-olla äärmuslik. Ja ma arvan, et 3. asi, mille ma kindlasti jätan programmi sisse, on kirjutamine. Erinevad tehnikad, kuidas kirjutada ennast läbi oma elu ja tegelikult need päevikuid peavad väga paljud inimesed ja kui me loeme ka inimeste memuaare, siis on just see päevikuid väga tihti, kus tegelikult pärast loetakse, et mida see inimene on kirjutanud. Ja harjumustest ma arvan nüüd ka, nagu mis mul on jäänud, siis läbi nende aastate on tegelikult see naiste menstratsiooni teadlikkus. Ma ei ütleks isegi see kuutsükkel, sest see kuutsükkel on ka selline, see on väga hea teooria ja minule see väga meeldib ja mina planeerin oma asju selle järgi, sest minu puhul see kehtib samamoodi, nagu sa rääkisid, et on ühed õiged ajad. Päeval õhtul mina ei ole produktiivne, ma olen samamoodi hommikul produktiivne ja selle naistekuu tsükli põhjal täpselt samamoodi, et minu puhul see toimib väga hästi. Ma olen mingi ajad kuus palju väsinum ja ma ei planeeri sinna asju, et ma planeerin väga palju oma elu. Aga väga paljud ütlevad, et neil on nii kõrini sellest teooriast, et mis asja ma pean menstratsiooni järgi elama ja kuidas ma enne sain ja nüüd ei saanud ja aga ma ütleksin, et see kehateadlikkus. Ma tean väga palju, et me võtame näiteks hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja me ei teagi, et meil ei ole päris menstratsiooni, et see on placebo. Ja siis 30–40 naised ütlevad, et mis asja, et on küll, mul on iga kuu menstratsioon. Just nimelt, et sa tead, mina ütlen, et me ei tohi eriti öelda, mis on õige või vale täiskasvanud naisele, aga just see, et sa teaksid, mis toimub. Et need harjumused ma võtan kaasa ja need on need harjumused, mille ma tahaksin selle uuendatud naine ja trenn ja tervisprogrammi panna. Võib-olla midagi selline. Naiselikult vorm ja meie programmi nimi ja küllap see selleks jääb. See on hea nimi, aga seal on ainult mõned asjad, mida ma jääks. Ja kõik muu on ikkagi, ma arvan, see, et sa leiad siit-sealt. Ma ei paaniliselt ei jälgiks, kuidas hingata, kuidas istuda, kuidas astuda, kuidas puhata. Ma neid nõuandeid ei jälgiks väga, ma kuulaksin ise ennast rohkem. Kas on veel midagi, mida sa tahad meil lõpetuseks jagada? See on meie aeg, nii ruttu näid. Muidu jaoks. Ma arvan, et selle pimeda nagu sügise vastu minnes, et meie tegime üks aasta sellise koos tegemise pehme pai või pehme pai energia või ma ei tea, mingi selline nimi oli. See oli hästi tore koos tegemine, see oli võib-olla meie üks parimaid koos tegemisi. See oli hästi pehme.
seal oli tegelikult kogu aeg liikumist, nad ei pannud võib-olla tähele seda lihtsalt, aga me tegime seda natuke läbi pehmuse ja sellist natukene võib-olla enda vastu empaatilisemat suhtumist. Ma arvan, et see pime aeg on hästi hea aeg. Suvel sa ei taha väga empaatiline olla enda vastu, suvel sul on mingid muud eesmärgid. Aga see aeg on, ma arvan, väga hea ja korraks üle vaadata, et kuidas mul läheb, kuidas mu eluga läheb ja kuidas mu südamel läheb. Ma arvan, et see on väga hea aeg ja mina teen seda täpselt samamoodi. Täpselt teen sinuga kaasa täpselt sellel samal ajal. Et olla endaga aus. Et olla endaga aus ja uuele aastale minna. Mulle väga meeldivad need kollektiivsed suured uued algused, et need on väga jõudu andvad, et uuele aastale minna jälle natukene paremana vastu ja jälle võib-olla teha mõned korrektuurid ja jälle elada üks aasta, mis on hea aasta, mis on rahulev aasta, mis on õpetlik aasta. Milline on Saalini järgmine aasta? Kui see aasta on unistuste aasta, siis järgmine aasta on milline? Järgmine aasta, ma loodan, et on aasta algus natukene asjade tegemine, mille ma olen tegemata jätnud ja enda järje peale aitamine. Ja ma arvan ka natukene uue sellise tunnetuse loomine. Ja siis ma loodan, et järgmine aasta tuleb selguse aasta. Ja see, mida ma enda elule soovin, stabiilsust ja kindlust. Aga see ei saa kohe veel praegu tulla. See peab tulema natukese aja pärast. Ja täpselt nii olen ma selle välja mõelnud. Aitäh sulle, Saalini. Aitäh, Kadri, kutsumast ja aitäh kõigile kuulajatele. Ma loodan, et kõik said võtta vähemalt midagi endaga kaasa ja tunnevad ennast paremini. Aitäh sulle, vaataja ja kuulaja. Ma loodan, et me inspireerisime sind, et sa lubad olla endaga leebe ja aus. Uute kohtumisteni.